Rasmus Kallas ning paremkaitses Mairo Omiil. Keskväljal, samal ajal kui kohtumine on Lillekülas ka alanud, keskväljal Tallinnas tunnistati Levadia paremust. Ja kukub Musaba selles olukorras ja päris heast kohast karistuslöök nüüd Levadiale. Ja Karhu näitab, kas ta näitab, et tulebki penalti. Ja nii on Levadiale penalti siin 6.–7. minutil. Ja kuna see on faktiline otsus, siis Aland on oma karjääri jooksul penaltid ära võtnud küll. Vaatame, kas õnnestub ka seekord või Pedro lööb ära. Päris pikalt mõtleb Pedro ja lööb kindlalt ära. 1-0 8. minuti alguses. Levadia läheb 1-0 seda kohtumist juhtima. Ja kindel penalti hüppas Aland teisele poole ja no Pedrol peaaegu ristnurka. Pedro selle hooaja 3. värav liigas. Läheb, palju ruumi on, aga ei ole Tammekal praegu ülekaalu. Tanimova tundub päris läbi ka juba olevat, aga ikka jõuab ette võtta. Löök ka rikošett ja seal on pall on võrgus! Pall on võrgus Tammeka jaoks. Väga-väga õnnelik rikošett ja Tanimovo 58. minutil lööb seisuks 1-1. Karl-Andre Valner ei saanud mitte midagi aru ja ei jõudnud enam päästa. Valner ka laiutab käsi, no ei olnud mitte midagi teha. Aga see teine poole. Ja tuleb senderdus esimesse posti, sealt Roosnup saab jätkata. Nüüd pall lahtine ja Peetson tegi lõpuks vea. Ja läheb Karhu ekraani juurde. Ehk et Peetson aktsioonis. Metson mängis palli ja Epton lõi siis seejärel vastu Peetsoni jalga. Ja milline on otsus? Penalti Levadiale. Kas peale jääb Pedro või Aland? Vilen kõlanud. Joe Pedro taas hästi kaua võtab selleks aega, et lüüa. Pedro lööb samasse nurka ja lööb ära. Seekord madalale, alla nurka, aga vahet pole, kui pall on väravas ja Levadia juubeldab. Tammeka on pettunud. Aga selline head pall, tantsu ka. Karhu vilistab selle mängu lõppenuks. Levadia sai väga-väga raskelt võidu kätte, aga lõpuks ikkagi sai. Levadia asus esimesel pool.